Tervist! Täna on puhta õhu päev. Selle puhul oleme siia Nõmme majja Valdeku 13 aulasse kogunenud, et rääkida puhtast õhust üldisemalt ja ka sellest, mida ühe uuringu tulemused siis Nõmme puhta õhu kohta näitavad. Mina olen Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri. Tänan kõiki, kes leidsid aega, et siia saali kohale tulla, kes vaatavad meid Facebookis otse või siis pärast järgi. Meil on siis päris mitu spetsialisti kogunenud ja kõigepealt annakski sõna üle Heidi Kogerile. Palun. Tere ka minu poolt. Mina olen Heidi Koger, Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja. Soovin teile kõigile rahvusvahelist puhta õhu päeva. See on väga oluline, et inimesed teadvustaksid, et puhas õhk on oluline. Meie elukeskkonnas, kus me elame, meie tervisele, meie lastele, riskirühmadele. Ja seetõttu me otsustasime täna tulla Nõmmele rääkima Nõmme õhu kvaliteedist, räägime saasteainete mõjust inimese tervisele, kuidas saame ise parandada, kuidas võiksime kütta, sest kohe hakkab kütteperiood. Ja soovingi teile sellist mõnusat siin viibimist ja samamoodi kuulamist, et te saaksite vaadata ja mõelda kaasa, kuidas mina saan oma lähedast kohalikku õhukvaliteeti parandada, Eesti õhukvaliteeti parandada, sest me sõidame nii palju ka autodega ringi, kütame ja kõik me saame midagi ära teha, et meie elukeskkond oleks puhtam. Annan edasi sõna siin Keskkonnauuringute Keskuse aserisikule, kes siis räägib meile Nõmme õhukvaliteedist. Tere ka minu poolt kõigile, et mina siis tulen Eesti Keskkonnauuringute Keskusest. Töötan seal välisõhu kvaliteedi ja kliima osakonna spetsialistina ja täna siis räägin natukene lähemalt meie õhukvaliteedi mõõtmistelt Nõmmel, mille me siis viisime läbi kevadsessioonil, talv-kevadsessioonil ja käime siis läbi selle mõõtmiste temaatika, vaatame, võrdleme välisõhu kvaliteedi, Nõmme välisõhu kvaliteeti teiste piirkondadega Tallinnas ja ka Tartu omadega ja lõpus siis vaatame, mis need tulemused selle mõõtekampaaniaga olid. Natukene ajalugu, et nagu siin slaidil on näha, et mõõtmisi Nõmmel on juba viidud läbi aastast 2002, et 20 aastat sisuliselt on neid läbi viidud, küll seal 2002, 2004, 2005, et siis oli nagu jadamisi, väike paus tuli või pikem paus tuli sisse peal 2013. aastat ja 8 aastat pausi ja nüüd siis jah, 2021 oli meil selline suurem mõõtekampaania. Et mõõtekampaania siis oli siin Nõmme piirkonnas, need punased punktid on näha, siis on need mõõtepunktid, kus need mõõtmisi läbi viidi Nõmme linna osas siis. Ja siin on siis näha meie mobiilne seirejaam, siis kus on analüsaatorid, mis siis mõõdavad erinevaid gaasilüüsiühendeid, tahkeid osakesi ja koguvad siis proove välisõhust. Nagu ma ütlesin, et neid mõõtmisi on juba varasemalt läbi viidud, et esimeste mõõtmiskampaaniade fookus oli sellistel rohkem gaasilistel saasteainetel ja 2005. aastast muutusid olulisemaks peened osakesed PM2,5, PM10, eelkõige üldtolm ja aastast 2010 siis juba PM2,5 ja nendega keemiline koostis. Et määrasime ka tahkete peenosakeste, määrame ka tahkete peenosakaste hulgas siis ka erinevaid muid ühendeid, bensaapüreeni, oleme määranud metallilisi ühendeid, et seda oleme läbi viinud selliseid mõõtmisi. Ja nüüd see viimane mõõtekampaania oligi nagu seotud eelkõige
eelkõige, mis see problemaatika ongi, et kohtküte, puidu põletamine ja sellega seonduv õhusaaste ja nii-öelda indikaatorained, mis siis nagu võeti selle õhukvaliteedi hindamise aluseks, olidki meil siis valitud viimase õhukampaaniaga peamiselt must süsinik ja bensaapüreen, aga paralleelselt loomulikult mõõtsime ka muid ühendeid, peeneid osakesi ja gaasilisi ühendeid samamoodi. Et nüüd siin on ka ära toodud, mis gaasilisi ühendeid me nagu mõõtsime, milliseid peenosakesi, musta süsinikku ja siis bensaapüreeni, et niisugust kantserogeenset ühendit, millel siis nii kahjulik mõju meie tervisele, samamoodi peenosakesed. Ja mõõtmiste eesmärk oligi siis hinnata õhu kvaliteeti Nõmmel selles piirkonnas, täpsustada siis kohtkütte, bensaapüreeni, musta süsiniku ja peenosakeste eriheiteid ning täiendada siis modelleerimise sisendina kasutatavat kohtkütte andmebaasi, et me saaksime ka nii-öelda modelleerimise kaudu võimalikult täpselt hinnata seda välisõhu kvaliteeti, mis meil siis siin piirkonnas esineb. Jõuame esimeste selliste tulemusteni. Nüüd siin on ära toodud erinevad nii-öelda perioodid, et kui me nüüd vaatame, et aastal 2002, kus me oleme esimesed mõõtmised teinud, siis on 2008 ja nüüd see viimane kampaania, et siin nüüd me vaatame gaasilisi ühendeid, NO2 ja CO kontsentratsioone, siis ütleme nii, et see trend on võrreldes 2002, et ikkagi on märgatavalt nende ühendite osas siin olukord nagu paranenud, aga kui me vaatame nüüd 2008-2021 võrdluses, et siis see olukord on suhteliselt stabiilne, et natukene need numbrid on paremaks muutunud, aga me võime sisuliselt öelda, et see olukord on jäänud nagu stabiilseks ja mingit suuremat muutust siin 2008-2021 gaasiliste ühendite osas nagu toimunud ei ole. Aga just et erinevus on selline suurem erinevus, kui me vaatame 2002, et siis oli see pilt ikkagi halvem ja ühendite kontsentratsioonid siin Nõmmel olid tol ajal ikkagi kõrgemad. Nagu ma rääkisin, mõõtmiste eesmärk või ühed nii-öelda indikaatorained, mida me määrasime selle olnud nüüd hiljutise mõõtmiskampaania raames, olid siis must süsinik, black carbon ja see alaindeks VB seal tähendab seda, et see on siis nagu wood burning, et me saame määrata oma analüsaatoritega ka seda, et millise tegevuse tagajärjel see must süsinik nagu tekkinud on see transpordiga seotud, on see puidupõletusega, biomassipõletusega, on see tööstusega seotud, et sellised võimalused on nagu olemas. Ja bensaapüreen on siis see teine nii-öelda aine. Et kui me nüüd vaatame neid mõõtetulemusi, siis me näeme, et nad väga hästi korreleeruvad omavahel, et kui süsiniku kontsentratsioon, musta süsiniku kontsentratsioon on kõrge, siis see indikeerib ära ka seda, et bensaapüreeni kontsentratsioon on kõrge. Ja oma nende mõõtmistulemuste põhjal me oleme välja arvutanud sellise korrelatsiooni koefitsiendi R0,94, et põhimõtteliselt laias laastus me võime hinnata niimoodi, et 1 mikrogramm kuupmeetris musta süsinikku võrdub 1 nanogrammi bensaapüreeniga, et miks see nagu ka selline oluline jälgida on lihtsalt, et see musta süsiniku mõõtmine on tunduvalt lihtsam pidev seirena, püsiseirena ja kui me selle musta süsiniku kontsentratsioone nii-öelda teame või seirame, siis me saame sellest järeldada ka kui kõrged on bensaapüreeni kontsentratsioonid, et selle korrelatsiooni osas just. Aga jah, laias laastus, et 1 mikrogramm musta süsiniku, wood burning ehk siis puidu põletamisega seotud musta süsiniku kontsentratsioon võrdub siis laias laastus ühe nanogrammi siis bensaapüreeni kontsentratsiooniga. Et siin on
see graafikult on ka päris hästi näha, et need piigid kõik on väga heas nagu korrelatsioonis. Et siin ongi vaadatud see sama mõõteperiood, november kuni siis aprill. No, et need selles vahemikus. Jah, unustasin vajutada, aga siin on põhimõtteliselt visuaalselt siis ka jälle, et see sama teema, et pidevmõõtmiste põhjal, Black Carboni musta süsiniku pidevmõõtmiste põhjal siis saame lihtsamalt hinnata bensoapüreeni tasemeid. Et miks see bensoapüreen jälle oluline ongi, et eelkõige ikkagi tervisemõju, et on kantserogeenne ühend ja sellele on kehtestatud nii-öelda piirnorm bensoapüreenile, 1 nanogramm kuupmeetris on nagu selline, teda peetakse ohutuks nii-öelda piirnormiks, aga nagu kantserogeensete ühendite puhul on, et põhimõtteliselt kantserogeensete ühendite puhul ei ole sellist piirnormi, mille puhul me üldse ei näeks mingit tõenäosust, et võiks inimesel hakata arenema näiteks, või tõenäosus, et hakkab arenema vähkkasvaja. Et bensoapüreen, jah, see on selline aine, siis kantserogeenne aine, mida siis jälgitakse, mille sisaldust ja siis seiratakse. Nii, nüüd järgmine graafik, siin on ära toodud siis meil samuti bensoapüreeni kontsentratsioonid ja nüüd on meil võrdlused erinevate linnaosadega ja Tartuga. Et kuidas on siis need käidud olnud bensoapüreeni kontsentratsioonid olnud siis Nõmmel, Õismäel ja Tartus. Ja nagu me näeme, et kui me võtame kogu mõõteperioodi keskmine, november, aprill, et siis meil samal ajal oli ka Tartus mõõtekampaania ja Tartus olid nii-öelda siis bensoapüreeni kontsentratsioonid kõik kõrgemad, et üle siis selle piirnormi 1 nanogramm kuupmeetri kohta ja Nõmmel jäid siis sinna piirnormi piiri peale 1,05 nanogrammi kuupmeetri kohta. Ja Õismäel, nagu me näeme, kus Õismäel kohtküttega tegemist puidupõletust oluliselt vähem võrreldes Tartu ja Nõmme piirkondadega, et seal on näha ka, et kontsentratsioon oluliselt madalam. Ja siis samamoodi me oleme siin võrdluseks toonud ka Õismäe ja Tartu aastakeskmised kontsentratsioonid. Et nüüd ongi, kui me vaatame aasta kontsentratsiooni, siis Tartus jääb see sinna 1 nanogrammi juurde, ka piirnormi juurde täpselt. 2021 oli natukene üle, 2020 natukene alla. Õismäel suht madalad ja ütleme, et kui me võtame selle sama suhte nagu perioodi keskmised 1,55, 1,05, selle sama suhte, siis me võime eeldada, et umbes aasta keskmine tuleb meil siin Nõmmel jääb sinna 0,7 nanogrammi juurde. Umbes 0,66 nanogrammi kuupmeetri kohta on siin Nõmme piirkonnas aasta keskmine kontsentratsioon, aga perioodi keskmine, kuna see oligi küttehooaeg, kui see mõõtekampaania toimus, et siis oli see natukene, see mõõteperioodi keskmine tuli kõrgem. Siis Black Carbon kontsentratsioon samamoodi, mõõtekampaaniad jällegi võrdlus Nõmme Liivala, siin on meil Nõmme Liivala ja Tartu võrdlused välja toodud ja siin on ka nagu näha, et Tartus on kontsentratsioonid kõrgemad Nõmmel samamoodi kõrgemad, Liivalaial jälle madalamad, aga Liivalaial see Black Carbon või must süsiniku kontsentratsioon on eelkõige seotud ikkagi trafikuga või siis liiklusega, et liiklusest sisepõlemismootorite kasutusest siis tekkiv must süsinik. Ja siin samamoodi, et me näeme, et Black Carbon nii kontsentratsioonid on nagu kõrgemad Tartus, samamoodi Nõmmel, et jällegi indikeerib seda, et kütteperioodil on Black Carboni kontsentratsioonid kõrgemad ja me saame ka hinnata selle põhjal ka, nagu ka tulemused on näidanud, et on nad omavahel korrelatsioonis, Black Carbon ja bensoapüreen, et bensoapüreeni kontsentratsioonid samamoodi kõrgemad. Black Carboni puhul see tervisemõju on ka hinnatud,
aga nende nii-öelda see tervise mõju Black Carboni puhul ei peeta nagu nii nii-öelda põhjuslikult, teda ei ole nii põhjuslikult ära seotud erinevate haigestumistega, aga ikkagi, et seostatakse südame-veresoonkonna haigustega Black Carbonit samamoodi ja ka enneaegse suremusega. Siin sellel slaidil on nüüd välja toodud samamoodi nüüd natukene võrreldud Black Carbonit puidu põletamisest ja transpordi tunni keskmised kontsentratsioonid, et kus siis samal mõõteperioodil on need nagu tehtud, et siis on näha ka, et see punasega vabandust. Jäime siia. Need punasega siis need piigid on seotud siis puidupõletusega ja sinisega seotud Black Carbon on siis seotud liiklusega. Et siin on ka näha, et kui me vaatame nüüd Tartut, siis on oluliselt või Nõmmet, siis kõrgemad on just puidupõletusega seotud musta süsiniku kontsentratsioonid ja liiklusega seotud on madalamad. Ja kui me vaatame nüüd Liivalaia Tallinna mõõteseirejaama, siis on näha, et seal on jällegi selle puidu musta süsiniku osakaal on väiksem ja põhilise moodustab liiklusega seotud must süsinik. Ja kui me vaatame seda mõõtekampaaniat, siis jah, et maksimumkontsentratsioonid on sinna ulatunud 14 mikrogrammi kohta kuupmeetris, et sellised piigid. Samamoodi Tartus isegi rohkem. Mõõtmiste kokkuvõtteks, et gaasiliste ja peenosakeste osas meil need saasteained meil piire sihtväärtusi või norme siis nagu ei ületanud. Nendega nagu on olukord okei, aga probleem on ikkagi jätkuvalt bensoapüreeniga, et see kontsentratsioon, bensoapüreeni kontsentratsioon on seal piiri peal, et 1 nanogramm on see norm meil või sihtväärtus seatud ja meie mõõtekampaania saime tulemuseks 1,04. Et siin tuleb arvestada ka seda, et see sihtväärtus on antud nagu oli aasta keskmine, et tõenäoliselt aasta keskmine tuleb ikkagi alla seda normi, et aasta keskmine jääb hinnanguselt, nagu ma ka enne mainisin, sinna 0,7 nanogrammi juurde kuupmeetri kohta. Et see oli selline mõõtmiste pool. Et kas selles osas on küsimusi äkki praegu või ma jätkan kohe edasi, et mul nagu... Põhimõtteliselt, et kuidas te metoodiliselt arvutate oma aasta keskmise kontsentratsioone, sest suvekuudel ei köeta, et kütteperioodil... Ja, me võtame nagu seda arvesse, me vaatame pärast ja me näitan seda slaidi ka, kuidas see dünaamika on, nagu, et me arvestame osakaalu ka, et kütteperiood on ikkagi, kütteperioodi osakaalu arvestame eraldi ja siis selle madalhooajaga nagu eraldi, et siis me saame seda niimoodi nagu jälgida. Et see on arvestuslik, aga mitte konkreetsete seire tulemuste põhjal? Ja seire tulemuste põhjal? Ei, seda küll, aga seire tulemused on osalised, aga aasta kohta on ta arvestuslikult tehtud. Jah, et praegu seire tulemused olid ja aasta kohta siis on arvestuslik, just. Ja nüüd räägime saasteainete heitest, kohtküttega, nii-öelda siis kütmisega seotud heitmetest, et kohtkütte siis sektoris kasutatavate kütteseadmete osas siis kasutasime sellist digitaalset ehitisregistrit ja selles sisalduvaid nii-öelda katastri andmeid, hoonete andmeid
et ehitisregistrid, siis, kus me need andmed saime, et kandsime siis need üle oma modelleerimissüsteemi, et mudeldada siis kogu piirkonna kontsentratsioone. Päring tehti siis ehitisregistrisse, seal oli 800 000 kohtkütte objekti andmed, millest siis veel seda siis nii-öelda veel piiritleti, tulemused konsolideeriti ning valiti siis ainult lokaalküte ja lokaalküttes siis tahkekütust kasutatavad majapidamised. Et see andis kokku kuskil 215 000 kirjet, et me siis see oli nagu see nagu kogum neid kohtküttepunkte siis, mille me siis nagu aluseks võtsime. Siis edasi arvutasime siis välja energiakulu pinnaühiku kohta, et pinnaühikule kuluvat keskmist energiakulu saime selleks 242,35 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta ja leiti teoreetiline hoone kütmiseks vajab energiakogus. Ja et leida siis peenosakeste heidet, siis selleks me kasutasime eriheitetegurid. Need eriheitetegurid, mida me siin näeme, et need on kõik tuled või saadud meie enda laboris tehtud katsete põhjal, et kasutasime erinevaid ahjutüüpe, vanemaid, uuemaid, või nii-öelda kaasaegsemaid, vanemaid tüüpe ja siis need on sellised normaliseeritud eriheitetegurid, mida me siis sisendina mudelis kasutasime, et saasteainete heidet määrata ja kontsentratsioone modelleerida. Ja seejärel siis ühendati need samad andmed katastriüksuste kaardikihiga Maa-ameti omas ja valiti siis välja need katastriüksused, kus siis oli lokaalne siis puitu või tahket kütust kasutav kütteseade, et need siis omavahel seoti ära, need eriheited tegurid ja selle põhjal siis me saime edasi minna modelleerimisega. Siin on ka välja toodud katastriüksuste väljavõtted, et nüüd kõik need mustad alad, need on kõik nüüd katastriüksused, mis on seotud siis kohtküttega. Siin on eraldi siis välja toodud ja siis need katastriüksused veel suurendatud, kus siis on kohtküttega seotud ja puidupõletusega seotud katastriüksused. Heiteruumiline jaotus siis modelleeriti, me räägime nüüd PM2,5 peenosakestest. Et siis me saime modelleerida sellise heite PM2,5 peenosakeste heiteruumilise jaotuse, et kogu Eesti ulatuses ja siis me näemegi siin selliseid punkte, kus siis kohtkütte nii-öelda heide, peenosakeste heide on nagu intensiivsem, et paistavad siin silma just Tartu, Tallinna ja Pärnu. Et selline pilt, see pool siin siis on selline suurendatud väljavõte siin Tallinnast, et siin on näha ka, et siin Kalamaja poole jäävad kõrgemad kontsentratsioonid, samuti siia Muuga poole, Maardu Muuga poole ja samuti Nõmme osa, et selles mõttes see heiteruumiline jaotus modelleeritud heiteruumiline jaotus on nagu ka nii-öelda vastab ka nendele seireandmetele, mida me oleme saanud. Siin ongi nüüd ära toodud ka selline heiteallikate dünaamika, et kus me näeme, et kus nii-öelda kohtkütteallikate intensiivne osakaal, et millised kuud aastast on siis niisuguse nii-öelda maksimaalse intensiivsusega, millised siis
millised kuud siis madala intensiivsusega. Ja samamoodi päeva lõikes on välja toodud siis, et millal siis on kõige intensiivsem see kütmine ja millal siis need heitmed, mis perioodil päevast või ööpäevast siis nad on kõige kõrgemad, et 7-9 paiku, kui me vaatame seda intensiivsust. Ja aasta lõikes siis jah, need kuud, talvekuud, kevadkuud, et samamoodi selline dünaamika jookseb välja. Et siin ongi nagu meil see sinisega osa on siin selline seireandmed, mõõdetud Tartus siin samamoodi. Ja siis kollasega on ära näidatud siis kohtküttene ja modelleeritud siis biomassi põletusest tingitud see musta süsiniku nagu dünaamika. Et suhteliselt ka sellised need käidud on suhteliselt sarnased, kui me vaatame. Modelleerimiseni siis viidi läbi Euleri mudeliga, et see on meil AIR-Viro süsteemis kasutatav Euleri mudel, ajumisarvutused 200x200 modelleerimisvõrgustikuga ja neid nii-öelda saadud tulemusi siis võrreldi reaalsete mõõtmistega ja teostati andmebaasi valideerimine. Ja nüüd ongi, et valideerimise tulemusele, modelleerimise ja seejärgse valideerimise tulemusena saime nagu Tallinna kohta sellised modelleeritud kontsentratsioonid. Et jällegi väga hästi eristuvad jällegi piirkonnad, siin samas Kalamaja piirkond, kus on ka palju ahikütet, Nõmme piirkond, siin Pirita, Muuga, Maardu pool, et samamoodi indikeerivad see modelleerimine näitab nagu ära seda, et nendes piirkonnades kontsentratsioonid on kõrgemad. Ja mida tumedam, siis seda kõrgem nii-öelda kontsentratsioon, modelleeritud kontsentratsioon. Siin sellel tabelil on nüüd välja toodud selline mudeli ja mõõtmistulemuste võrdlus, et kui me vaatame seda alumist mudeli osa, nüüd me vaatamegi juba Nõmmet tervikuna, et mõõtmistulemused natuke mudel on nagu alahinnanud, et siis me saame, kuna see mudel ei ole kunagi nagu ei esinda nii-öelda 100% seda tegelikku olukorda, et mudelis on lihtsalt nii palju neid sisendparameetreid, mis on muutuvad, et me ei saa nagu seda üks ühele nagu võtta, et siis me näemegi, et siin mudel on natukene alahinnanud, mõõtmistulemused on näidanud kõrgemaid peenosakeste siis kontsentratsioone. Ja siin olemegi jälle nüüd välja toonud need kohtküttega seotud, tahkekütusega seotud kohtküttepunktid, et katastriüksused, siis need on sellel kaardil, nüüd me vaatamegi seda, nii-öelda keskendumegi nagu Nõmmele, et mis siin nagu siis välja joonistus meie modelleerimise ja meie andmebaaside kasutamise põhjal, et see on see Nõmme piirkond, siin on need katastriüksused, siin on siis modelleeritud peenosakaste PM2,5 kontsentratsioonid, et mõned punktid siin skaalal ka jäävad, ka mõned punktid üle 10 mikrogrammi kuupmeetri kohta, aga olukord selles osas ei ole halb nagu, et peenosakeste osas on täitsa hea, et ei ole, me ei saa öelda, et olukord oleks väga halb või halb. Siis nüüd on jällegi siia sama peale on nüüd siin joonisel toodud siis need katastriüksused, aluskiht oli siis kontsentratsioonid, modelleeritud kontsentratsioonid, peale teeme need katastriüksused ja nüüd veel juurde lisasime siis nagu ka elanikkonnad, elanike arvud, et need ruutudes olevad numbrid näitavad elanike arvu selles piirkonnas kokku, et siis me näeme, et
kui palju siis elanikke sellise kontsentratsiooniga, selles kontsentratsiooni piirkonnas kokku puutub, et selles ruudus siin 2475 elanikku, et nende nii-öelda kontsentratsiooni see vahemik, millega nad igapäevaselt nagu kokku puutuvad, jäävad sinna 3–9 mikrogrammi juurde. Et sellise pildini jõudsime. Kokkuvõtvalt siis Nõmme õhukvaliteet, et peamine probleem, mida ka viimane mõõtekampaania näitas, ongi, et bensoapüreeni kõrge sisaldus just kütteperioodil. Võrdlesime siis neid andmeid, nagu seal eelnevalt ka ära tõime, et võrdlesime Tartu mõõtmistega. Tartus on olukord halvem, aga Nõmmel jah, et ütleme, periooditi, kütteperioodil võib see bensoapüreeni kontsentratsioon jääda sinna sihtväärtuse juurde, aga aasta keskmine tuleb siis lihtväärtuselt madalam, et suvekuudel need kontsentratsioonid nii kõrged ei ole. Muudes aastaainete tasemed suhteliselt madalad, nagu me vaatasime ka PM 2,5, et üldpilt on hea, osakeste tasemed jah, episooditi kõrgemad, et talvel samamoodi nende käitumine ka, et talvel on natukene kõrgemad, ka need peenosakaste kontsentratsioonid kipuvad olema. Aga jah, kui me vaatasime ka neid esimesi slaide, siis võrreldes siis varasemate mõõtmistega on ikkagi sisaldused on langenud ja loodame, et olukord tulevikus veelgi paraneb, et sinnapoole kõik liiguvad. Ja mida me siis praegu nagu välja ka tõime, et ikkagi seda peamiseks Nõmme õhukvaliteeti mõjutavaks teguriks on kütteperioodil just elamute kütmine, et see on see Nõmme piirkonna nii-öelda tegur, mis siis mõjutab seda õhukvaliteeti kõige enam. Ja eks ta on nagu loogiline ka, et siin väikeelamuid on palju, on vanemaid ahjusid, on uuemaid ahjusid, et uuemate ahjudega on olukord heite osas kindlasti parem, vanematega halvem, et selline see seis on. Aga alati on võimalus nii-öelda läbi teatavate meetmete või mingid meetmete, räägime siis meetmetest, et ma ei hakka nüüd siin, ei ole minu teema välja tuua, aga jah, parandamiseks alati ruumi on ses osas. Ja kui ollakse nagu huvitatud süksest Nõmme õhukvaliteedi pidev seirest, siis meie omalt poolt oleme valmis nagu seda nii-öelda ellu viima, et kui ikkagi on soov sükest pidev seiret siin, et siis ja just seda bensoapüreeni jälgida, siis on nagu võimalus oleks läbi viia sellist black carboni seiret, musta süsiniku seiret, ja siis selle põhjal me saame nagu päris täpselt hinnata, millised siis ka need bensoapüreeni tasemed on, mis siis on nagu tervise seisukohalt kõige kahjulikumad. Et musta süsiniku nii-öelda määramine, mõõtmine pidev seirena on tunduvalt odavam kui bensoapüreeni pidev seirena nagu määramine. Et seda saab nagu kaaluda. Aga minu poolt kõik, aitäh! Esitaks ühe küsimuse ka, kui tohime, et tegelikult mõõtsime siin samas Valdeku 15 sauna taga,
Kui me läheks selle mõõtmisega nüüd Vabaduse puiestee äärde, kus on liiklustihedus hoopis teistsugune, kas me võiksime eeldada, et me saame mingid teised tulemused, lähtudes just sellest, et seal on nii-öelda mootorikütuste kasutamine on lähemal ja kõik see, mis kaasneb ka naastrehvide kasutamisega? Valdeku, jah, seal Vabaduse puiesteel on siis varem olnud aastal 2013 mõõtekampaania. Et praegu jah, et selle kampaaniaga oli see Valdeku 15 ainult, aga kindlasti seal on liiklusosakaal on kindlasti suurem, see on kahtlemata. Ja, et kui see 2013 mõõtmised toimusid, siis see oli tegelikult Vabaduse puiestee 65 Nõmme linnaosa valitsuse nii-öelda hoovis ja see on ka tegelikult Vabaduse puiesteest juba nii-öelda kaugemal, aga siis selles kauguses, kus tegelikult majade front on. Et kui sellest püsivast mõõtmisest rääkida, siis võib-olla nii-öelda, et saada kätte ka see liiklusmõju, oleks mõistlik neid siis korraldada nii-öelda ühe Nõmmet läbiva magistrali läheduses, et sealt tuleb nii liikluse kui ka kaugkütte mõju välja. Jah, ei, täitsa mõistlik selles osas. Kas on veel küsimusi? Kuidas on defineeritud kohtküte? Selles suhtes, et siin räägitakse ahipliit, aga kui on pelleti katlamajad, ma mõtlen, et siin samas kõrval, kus te mõõtsite, ma tean, siin mitmes majas on pelleti katlamajad, et kas te vaatate siis üldse, kui biomassiga köetakse või kuidas defineeritud on? Wood burning, jah. Siis ei ole mitte ahjupliidi kütmine, vaid on lihtsalt puiduga kütmine. Biomassil baseeruv nii-öelda bio- ja puidumassil baseeruv tahkekütus. Et siis ta arvestab ka väiksed katlamajad, puidukatlamajad sisse. Jah, selles mõttes see, kui me seda mõõdame, kindlasti. Ja kuidas arvestatakse fooni, ma mõtlen nüüd, ütleme, tahkete osakeste puhul ja siis black carboni puhul? No foon, meil on eraldi fooniseirjaamad, on linnafooni seirjaam meil Õismäel. Ja siis on veel maapiirkonda või seal Lahemaal on meil seirjaamad, et need on fooni, aga ma jään praegu ausalt öeldes selle modelleerimise puhul selle fooni arvestuse vastuse, ma jään praegu nagu võlgu, et kuidas ma ise täpselt nendes arvutustes ei osanud, ma seletan ära, miks ma seda küsin, kuna väoelektrijaam töötab ka ju biomassil ja no kõige puhtam on korstnaal ja kuna sellised hästi kõrgete korstnadega see ajumine toimub, et ega ma muidu ei küsikski, kuna ma ise Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist ja siis küsitakse, et mida linn teeb, et nõmmekaid mitte tappa. Ja siis räägitakse ahi ja pliidi küttest, aga ma ütlen, et esimene küsimus on terminite küsimus ja teine on ka, et siis väoelektrijaam kütab ju Lasnamäge. Ja siis, kui ta ajub siia, et siis see fooni arvutused, et need võivad segadust külvata. Rohkem küsimusi mul ei ole. Okei, aitäh. Nii, tere. Minu nimi on Reet Pruul ja olen Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik ja tegelen siis õhuteemadega ja sealhulgas ka mürateemaga. Aga täna on mul siis teemaks, et miks meil on vaja puhast õhku. Miks me näeme seda suurt vaeva, mis me siin teeme, millest Aser rääkis, me mõõdame, meil on statsionaarsed seirejaamad, meil on liikuvad seirejaamad, me tahame teada, mis kuskil toimub ja millised on siis need õhusaaste tasemed meil erinevates kohtades. Õhu ja keskkonna temaatika on väga oluline tervise mõjudel. Et võib-olla siin nii kaua, kuni me seda pilti sätime, ütlen ma paar lauset veel Aseri jutule jätkuks, et ise ma olen siit samast Valdeku tänava tüdruk olnud 2/3 oma elust ja mäletan väga hästi, kui siin möödunud sajandi keskelt ja natukene edasi oli lumi, oli ikka talvel musta-valge triibuline kihiti paljudel majadel, kus ma arvan, et praegu on nüüd see pelletiküte, oli kivisööküte, et ühesõnaga see õhu kvaliteet siin kandis on ikka tunduvalt paranenud. Ja kui me arvestame ka seda, et kogu
kogu Mustamäe on mööda Valdeku tänavat üles ehitatud, sest Männikult tulid tohutud need karjääride masinad liivakoormate ja paneelikoormatega ja tänav oli veel unakividega, siis võis arvata, milline seis meil siin oli, aga saime hakkama. Nii et nüüd on rõõmustada, et elu on paremaks ja rõõmsamaks läinud. Aga kui nüüd siis minna nüüd selle tervise poole juurde, siis Maailma Terviseorganisatsioon on isegi öelnud sellised numbrid välja, et geneetika põhjustab kroonilistest haigustest vaid 10–30% ja ülejäänud on siis erinevad keskkonnategurid, sealhulgas nüüd mitte ainult väliskeskkond, vaid ka sisekeskkond, toitumine, elustiilid, töökeskkond, kõik ühesõnaga, kus see inimene elab, töötab ja mida ta teeb. Et see on väga suuresti mõjutatav. Kas nüüd meditsiini pool seda väga tahab aktsepteerida, tahab kindlasti väga ühest põhjust öelda, miks sa haige oled, ise oled süüdi ja oled pahasti käitunud. Aga tegelikult need keskkonnategurid aitavad halvas mõttes, ütleme niimoodi, kaasa. Ja selline rahvusvaheline indikaator puhta õhu äratundmiseks on see, et kui te lähete kuskile võõrasse linna, ei saa aru, mis see õhk seal toimub, mis ta teeb. Et kui te saate selge selfie teha, siis on õhk puhas. Aga kui see selfie jääb juba udune, siis on juba seal, võtab natuke neid peenosakesi kaasa sinna pildi peale ka. Aga samas see liiga puhas keskkond ei ole ka laste tervisele hea, nii nagu on, et ikkagi lastel on ka vaja selleks, et nad suudaksid selle keskkonnaga toime tulla, peavad nad siis ka kokku puutuma väga erinevate asjadega. Nii, millised keskkonnategurid meid siis mõjutavad? Meid mõjutavad nii õhk, vesi kui ka pinnas, kust me siis saame erinevaid saasteaineid. Paratamatult me võime vältida, me võime lugeda poes toidupakendilt, mis seal sees on, aga me ei saa vältida õhku, me ei saa vältida vett, me ei saa vältida pinnast. Ja mis õhku saastavad siis? Põhilised õhusaastajad on siis, saab jagada nii naturaalseteks kui inimtekkelisteks. Naturaalsed on siis looduslikud metsapõlengud, vulkaanid, mis jõuavad ka ilma selleta, et meil vulkaane oleks, jõuavad need vulkaani mõjud ka meie piirkonda. Siis põllumajandus on küll maal puhas ja hea elada, aga paratamatult on seal väetised, on pestitsiidid, loomakarjad mõjutavad. See võib-olla nii tervisele kahjulik ei ole, aga ebamugav ikka lõhnab. Siis on liiklus ja siis on tööstus. Nii et, ja pluss veel siis need kohtkütted, soojamajandus. Nii, mida erinevad saasteained siis inimese kehaga teevad? Nad tegelikult mõjutavad tervet meie keha. Nii et meil erinevad saasteained põhjustavad siis erinevaid tervisemõjusid. Siin on mõned näited toodud erinevatest saasteainetest, mis siis millistele organitele mõjuvad. Ja kui neid üldistada, siis võib seda püramiidi võtta sellisena, et kõigepealt tulevad kergemad tervisehäired, neid esineb rohkematel inimestel ja siis mida tundlikumaks või mida haigem inimene on, seda keerulisemad ja raskemad probleemid võivad tal ka need keskkonnategurid siis põhjustada. Nii et see on küll nüüd selline maailma mastaapne arvutus, kui palju siis miljonid või 10 000 või 1000 inimesed kannatavad siis erinevate tervisehädade all. Aga varsti ma näitan siin ka mõnesid Eesti numbreid. Et see on nagu selline suur pilt sellest, mida see õhusaaste võib põhjustada, et alguses kergemad ja samas ka siis võib seda püramiidi pidi minna see redel ülespoole, et algab kergemast ja lähevad keerulisemaks need terviseprobleemid. Ja palju siin oli juttu nüüd enne juba nendest peenosakestest, mis on
väga peenikesed, kui see palk siin keset seda on juuksekarv, siis näete, millised on need nõndanimetatud PM10 ehk 10 mikromeetrise kuni 10 mikromeetri suurusega osakesed ja 2,5 on siis veel tunduvalt väiksemad, mis on siis kuni 2,5 mikromeetrit peenosakesed. Ja need suured kivitükid on väiksed peened liivatükikesed. Nii et me ei näe neid peenosakesi, me arvame küll, et võib-olla õhk on puhas, aga tegelikult need väga peened osakesed lendavad siin ringi ja need on ka Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kantserogeenseteks tunnistatud. Nii et põhimõtteliselt nende jaoks ei eksisteeri piirnorme, mida vähem me nendega kokku puutume, seda parem meil on. Ja milline siis see peenosake on? Ta on siis üks väike tuumakene, mis kannab enda pinnal väga erinevaid teisi saasteaineid. Nii et me arvame, et tolm lendab, aga tegelikult on ta endaga kaasa haaranud küll erinevaid orgaanilisi saasteaineid, raskmetalle, mis iganes aineid nad võivad olla. Ja miks need väiksed ja mida peenemad ja väiksemad need osakesed on, seda terviseohtlikumad nad on. Sest mida jämedam on see aine või tolm või peenosake, siis ühesõnaga seda, mida peenem ta on, seda kaugemale organismi ta jõuab. Kui ta on jäme, siis me suudame ta kas välja köhida, aevastada, nuusata. Teine 2,5 juba jõuavad kopsu. Mida veel peenem, seda siis kaugemale kopsu või siis ka juba need PM nõndanimetatud 0,1, need on juba nanoosakesed, et need siis saavad minna tervesse organismi laiali hingamisteede kaudu. Nii, ja siin on ka veel üks näide, milliseid tervisekahjustusi siis need nanoosakesed, need kõige väiksemad osakesed võivad tekitada, nii et see nimekiri on tegelikult päris pikk, alates astmast, kasvajatest, südamehaigustest, diabeedist, väga erinevad tulemid, mida siis see nanoosakene võib organismis teha. Nii, ja on meil tehtud terviseuuringuid, praegu on meil pooleli viimane terviseuuring, kahjuks ei saanud me seda selleks tänaseks päevaks veel kätte, aga siin ma toon eelmise terviseuuringu näitajaid, mis on tehtud meil erinevate linnade kohta ja on arvestatud siis, et need peenosakesed siis vähendavad meil teatud aastate võrra oodatavat eluiga. Ja kõige huvitavam on isegi see, et näete, Tallinnas väheneb eluiga 0,7 aastat, aga Kohtla-Järvel 0,4 aastat, nii et ühesõnaga, kuidas kuskil. Ja järgmine, ja tähendab, ta põhjustab, need peenosakesed põhjustavad siis ka kuni 600 varajast surma aastas meil Eestis. See on tegelikult väga suur number Eesti jaoks. Ja siin on toodud Tartu Ülikooli teaduri Hans Orru andmed erinevatest aastatest, küll siin 10 aastat tagasi ja natuke rohkem, aga eks see suhe on ikka enam-vähem sama, et kuidas siis need varajaste surmade arv jaguneb meil erinevate linnade vahel, kuidas tekivad kaotatud eluaastad ja kuidas siis oodatav eluiga väheneb. Nii et mõtesklemise ainet on ja mõtisklemist ka selle üle, kuidas me siis keegi saame kaasa aidata, et need numbrid aina väheneksid ja meie enda elu ei saaks nendest nii palju mõjutatud. Ja siis ma võtsin eraldi veel siit välja Nõmme, Haabersti ja kesklinna näitajad, enam-vähem sarnane elanike arv ja siis keskmine peenosakeste sisaldus ja varajaste surmade arv. Et siin isegi vaatad, et kesklinn ja Haabersti on nagu surmade mõttes ette jõudnud ja Nõmmel ei ole see peenosakeste
seis nii hull ja varajaste surmade arv nii hull, et ju meil siis see seis on natuke võib-olla parem ja isegi kopsuvähki on mitu korda vähem kui kesklinnas, nii et midagi meil on ikka head ka. Ei ole ainult pahad asjad kütmisest. Ja kui nüüd nendest PM-idest natukene veel kaugemale minna, et mis need peamised õhusaasteained on, mille vastu me siis nagu või mille vastu me peaks tegutsema, et neid ei tekiks nii palju, on siis vääveldioksiid, mis tekib põhiliselt põletamiselt kodumajapidamistest, tööstusest. Lämmastikoksiidid, mis siis on põhilised transpordi poolt ja lämmastikoksiidid on huvitav ka see, et nende tervise mõju koos müraga on tunduvalt tugevam ja Euroopa tasemel on juba uuringud nüüd müra ja lämmastikoksiidide koosmõjust tervisele. Meie veel seda teinud ei ole, aga küllap me ka teeme. Siis on olulised veel ammoniaak, mis siis on loomakasvatuse tekkega ja lenduvad orgaanilised ühendid, ütleme. Need on siis igasugused värvid, lahustid, autoremondi töökojad, iga erinevad lõhnad, mis siis on, ja need on sageli ka kantserogeensed ja sellised raskemate tervisekahjustuste tekitamised ka. Ja siis on ka veel maapinnalähedane osoon. Osoon on küll hea ja öeldakse, et siin Nõmmel Männimetsas on hea osoon, aga liiga palju teda olla ei tohi jälle. Siis ta hakkab meie tervisele. Ja see osoon siis tekib ka nende lenduvate orgaaniliste ühendite ja lämmastiku oksiidide koosmõjul, nii et ühesõnaga ei ole ainult nii, et need saasteained lendavad välja kuskilt allikast ja mõjutavad meid, vaid see keemia toimub siin atmosfääris endas ka ja see on päris keeruline ja kõik need koosmõjud, mis meile siis mõjuvad, on siis ei ole väga meeldivad. Aga ma loodan, et me suudame seda Nõmme õhku siin veel paremini hoida ja siin oli paar aastat tagasi, bussis istus mul vastas üks hästi soliidne proua, suveaeg oli, ilus kübar oli peas, hakkas muga rääkima ja ütleb, et teate, ma lähen Nõmmele värsket õhku hingama. Ja siis ma olin natuke liigutatud sellest mõttest, et ta nii hästi mõtleb, siis ma natuke rääkisin, et võib-olla ta kõige parem ei ole, aga eks ta ikka hea ole küll. Aga mis te sellest teate? Ma tean väga hästi, Nõmmel on kõige parem õhk. Nii et ma arvan, et me peame seda hoidma, seda imidžit, et sõnaga tõesti vanad prouad teavad veel, et Nõmmel on hea õhk ja et ka nooremad siis teavad seda ja tulevad siia seda värsket õhku hingama. Nii, aitäh minu poolt. Tere! Mina olen Aleksandr Ljubaev, MTÜ Eesti Potseppade juhatuse esimees. Kutsetunnistus on mul potseppmeister tase 5 ja mul on ka korstapühkija kutse ja siis võin ka selle põhjal väita, et olen seda köögi poolt näinud nii siit kui sealt poolt, seest ja väljast ja täna siis eesmärk ongi rääkida natuke kütmisest. Siin on väga palju nüüd läbi käinud seda, et ka eelnevalt meediast ja igalt poolt, et kui halvad on ahjud, ma ei räägi, et praegu seda öeldud, vaid et see meedia kõvasti on kajastatud seda ahju kui sellist, et kohe hingad ja kohe sured ära, aga tegelikult see ei ole üldse nii. Et ahi iseenesest kui kütteseade tegelikult peegeldab selle kasutajat. See, mis sinna sisse pannakse, see ka läbi lõõride ja korstast välja tuleb. Et kõik tegelikult algab kasutajast. See sama bensapüreen, mis siin on nüüd ka piisavalt, ütleme nii, et Tartus eriti emotsiooni külvand ja on ka teatud huvigrupid sellest kinni haaranud, et nüüd tuleb ahiküte ära keelata, siis tegelikult on ikkagi bensapüreen ikkagi väga halva põlemise tulemus ja see ongi kombinatsioon siis sellest kütusest, mis sinna ahjukaminasse või siis üks koht kütteseadmesse ikkagi pannakse ja kuidas siis seda köetakse. Võin täitsa julgelt väita, et ja näinud aastaid, kuidas ikkagi ahjudes ja kaminates ikkagi
põlevad nii hapukoorepakid, mähkmed, kõik vanad ajakirjad, klantsajakirjad ja kõike, mida veel seal ei ole näinud, kuni vinüülplaatideni välja. Kui nüüd on võetud nüüd mõõtmise alustuseks ja räägitakse tegelikult hästi palju üldiselt, et ahiküte, et see on nagu üldistatud, on ahiküte, siis väga palju, mis mõjutab tegelikult ja seda vist ei ole ka võimalik kuidagi eristada, on see, et meil on hästi palju kasutuses saunaahjusid. Saunaahjud pluss need tünnid, mis on köetavad. Ja uskuge mind, millegi pärast arvatakse, et saunaahjus peaks nagu ära põletama kõik muu asja, mis kodust üle jääb. Et kahjuks on see, et see saunaahi kui selline, ta ei ole nii peenelt ära dimensioneeritud, nagu on kaasaegsed kütteseadmed, ahjukolded, kaminakolded, kabliidid. Siis saunaahi on suhteliselt lihtsa ehitusega, kus siis on õhu peale andmine, käib lihtsalt resti alt ja seal suurt lõõrisüsteemi ei ole ja põletataksegi täpselt kõike, mis tuleb ja seega kajastub kindlasti sellest nii bensapüreeni statistikas kui ka siis selles mustas süsinikust. Aga kütmisest üldiselt. Ilmselt on niisugune klassikaline pilt, kui on nüüd keegi paneb ahjukütu, siis niisugune klassikaline pilt tuleb silme ette, kus on koldeuks, seal on halud sees ja siis on üks paberinutsakas sinna sisse pandud ja siis sellest alustatakse kütmist. No see on niisugune klassika. Aga tegelikult on väga palju uuringuid tehtud viimase, julgen väita, 80 aasta jooksul eriti, kus on ahjuehituse liidermaad on siin Saksa, Austria, Šveits näiteks, kus pannakse väga suurt rõhku kütteseadme põlemispuhtusele, siis tegelikkuses ja see väga paljudele ka tundub uudisena teinekord, et süütamine toimub pealt. Miks pealt? Ehk siis kolded mitte kolded, vaid halud pannakse koldesse siis võimalusel risti ja peenemad halud lähevad peale, samamoodi ka väiksed siuksed liistud-laastud ja süüdetakse pealt süüterulliga või siis selle süütetabletiga. Miks? Seda sellepärast, et kui te nüüd ette kujutate, et tuli süttib, hakkab tuli kogub hoogu ja kõik see puu, mis on selle tule all, kuna puugaastis temperatuuriga hakkab puidust eralduma, läbib selle leegi. Ehk siis see puugaas, see nii-öelda mineraalid, mis sellest puidust seal eralduvad, läbivad leegi ehk siis tagavad selle puhta põlemise. Kui te süütate alt, panete alt põlema, alt hakkab tuli samamoodi jõudu koguma, siis see leek käib vastu puuhalgu, mis omakorda jahutab, eraldub niisugune toss, need samad ained ja nemad enam ei läbi leeki. Nemad lähevad otse lõõristikku, koldest lõõristikku, lõõristikust korstnasse ja see ongi see tahm, mis tekib. Tahm on siis see põlemata osake, mis koguneb siis nii lõõriseintele, korstnasse, kui ka lõpuks väljub ka atmosfääri ja ongi siis jõuab sinna, mida siis mõõdetakse. Mis siis annab meile selle tulemuse, kus on siis need alad punased ja õhk on kehvem. Aga seda kõike tegelikult on võimalus vältida, kui kasutada õigeid kütmisvõtmeid. Loomulikult õiged kütmisvõtted pluss siis kuiv materjal. Kuiv materjal tähendab seda, kuiv kütus, et on tegemist ahjude kaminatav. Klassikaline on siis halupuu ja halupuu, mille protsendi niiskus, ütleme niiskusprotsent on alla 20%. See tähendab seda, et 1 kilos vett ei tohi olla üle 200 grammi niiskust. Niiskus muidugi eraldub kuivamisel ja niisugune 2-3 aastat, keskmiselt 2 aastat juba kuivanud puu on tegelikult kõige parem ja kõige mõistlikum kasutada. Oleme teinud ka erinevaid katseid nii Maaülikoolis kui ka Keskkonnauuringute Keskuses, kus näiteks liiga kuiv puit, millel on seal 8-10
protsenti niiskust ei, võiks ju arvata, et hästi kuiv ja põleb väga hästi, aga tegelikult on see, et põlemispind ja kiirus on suured, siis tegelikult see peenosakeste arv jälle tõusis. Et põhimõtteliselt mööblijäägi põletamine ka ei taga tegelikult puhtamat põlemist, vaid mis me oleme näinud, on see 14-16% selline on tegelikult siuke tulemuste mõttes on näidanud kõige paremaid puhtamaid tulemusi. Aga jah, veel kord, kütmine ehk siis seesama see kütja, jahi, need on nagu nii-öelda võlusõnad, mis tagavad selle puhtama keskkonna. Tartu tellis uuringu, see vist 2018, samamoodi bensopüreeni osas ja kus üks järeldustest oleks see, et kuidas bensopüreeni tulemusi nii-öelda allapoole saada, on see, et kui kõik hakkaksid kütma ainult halupuuga, mille niiskus on alla 20 ja ei kasutataks ahjus ega kaminas kuskil, ei põletataks prahti. Ja see ka päriselt nii on, sest nagu ma enne ütlesin, et mähkmetes vinüülplaatideni on see, mida ma olen näinud ja leidnud nii-öelda kolletest. Samamoodi võib öelda, et värskelt paigaldatud korsten on ära rikutud 2-3 kuuga, sest on põletatud igasugust jama. Sest paljudel inimestel tundub see, et ahi on nagu anonüümne kast, mis on sul ilmselt nurgas. Et kõik, mis ma sinna sisse panen, kõik läheb kuskile ja kuskile ta läheb, aga tegelikult tuleb ta meie nii-öelda kopsudesse, kui me põletame igasugust jama. Samamoodi on ka Keskkonnauuringute Keskus on siin ära mõõtnud, et samamoodi, mis müüakse meil need ained, mis väidetavalt põletavad pigi puhtaks ja puhastavad meil pigi, mida siis ostetakse erinevatest ehituspoodidest, visatakse kulbide ees kuskile katlasse ja siis tuleb õnn õuele ja siis on puhas. Jah, ta töötab. Aga need kontsentratsioonid, mis sealt välja tulevad, on väidetavalt vist oli 10 000 korda olid kõrgemad kui kuskilt suuremast tehase korstnast tuleb välja. Et tegelikult on see soovitus, et tegelikult ei soovita neid kasutada, kuna seal on erinevad reaktiivid ja need ladestuvad põhimõtteliselt korstnast tulles, nad on rasked, nad ladestuvad ikkagi kohe hoovi peale, et see on ka üks niisugune asi, mida võiks tähele panna ja mida mitte kasutada. Et seda ma ütlen julgelt välja. Et need on suhteliselt mürgised asjad. Et kui me suures osas tegelikult kütaksime õigesti ja väga palju igasugust keemiat, mida me ei pea kasutama, sest kui kütta, olles katelkamin, ahi, mida iganes kütta seda õigesti ja puhtalt, siis tegelikult meil ei olegi vaja tarvitada mingisuguseid lisakeemiat selleks, et siis sellest jäägist lahti saada. Et see on niisugune lihtne, et iga päev korralikult hambaid pestes ei pea pärast kivi omal laua minema nii-öelda, et see sama kehtiks ka põhimõtteliselt ahjude kohta. Aga mis üks hästi tähtis asi on veel, et kui siin enne sõda, ütleme siin aasta 2-3 tagasi oli see sama, millest ma enne rääkisin, see ahjude keelamise erinevate huvigruppide nii-öelda tõus, et kuidas ahjud kõik asjad ära keelata ja nii edasi, siis tegelikult täna on ikkagi see, et ahi võrdub julgeolek. See on julgeoleku väga oluline osa, eriti elanikkonna nii-öelda ellu jäämisel mingis kriisisituatsioonis. Nagu te nägite, kus esimese asjana saavad pihta sellises sõjaolukorras siis igasugused energia ja muu nii-öelda taristud, vesi, energia, soojus, kõik need. Ahiküte, pliit, kaamiin on see, mis tagab elanikkonna ellujäämise, juhul kui mingid tsentraalsed energiavarustused on ära hävitatud, ära lõhutatud. See ei pea olema sõda, see piisab mõnest tormist, korralikumast mingist muust katastroofist. Miks näiteks Saksa, Austria, samamoodi üks erinevad mägipiirkonnad, miks toetatakse just seda lokaalkütet, ehk siis kohtkütet, on sellepärast, et kui mäestik, ütleme mingi katastroof näiteks, mingisugused suuremad valingud, lumevalingud või mingisugused asjad, kus on päästeteenistused on näiteks hõivatud
seal haiglatel, koolide, laste, aedade ja nii edasi päästmisega, siis need inimesed, kes elavad eemal linnast, ehk siis nagu meil on hästi suur rajaasustus, ehk siis maal, nemad peavad suutma ise hakkama saada ja kui teil on näiteks kas või pliit olemas, kas või ahi, siis te olete soojas, olete söönud, vesi on keedetud ja kõik sellised asjad, et täna enam neid hääli ma ei ole kuulnud, olen käinud erinevates omavalitsustes seda teemat rääkimast ja arglikult välja viskanud ka mingil mõned aastad tagasi, et mingid võimalikud sõjad ja arvestame meie poliitilist või seda geopoliitilist olukorda ja asukohta, siis loomulikult oli kõva naer ja niisugust asja ei tule, aga täna kahjuks on see reaalsus. Nii et selle julgeoleku aspektiga ahi võrdub tegelikult julgeoleku, kui me paneme selle suurde pilti. Võib-olla mõni sõna ka siukesest kohtadest, kus teatud huvigrupid on võitnud, kes siis on tahtnud kinni panna kogu seda puidul põhinevat kütet. Näiteks nagu Poolas Krakowis siis viidi läbi massiivne kampaania ahikütte vastu. Seal erinevad lobigrupid töötasid. Lõppes sellega, et kui seal oli kui meil oli siin kuni üks bensopereeni tase, siis seal mõõdeti 7. Jah, 7. Ja siis samamoodi siis kõik on keskkonna või elule kahjulik ja nii edasi. Lõpuks siis otsustati seal siis kohtküte ära keelata, see tähendab kõik ahjud, pliidid, kaminad lõhuti välja ja oli siis Euroopa programm, mis siis maksis kinni vahetus ülemineku siis gaasile ja pumpadele. Lõppes sellega, et kui enne oli 7 ja siis mõõdeti peale seda üleminekut, siis oli vist langus oli tegelikult minimaalne, see kukkus 5 peale, see 5, vist oli, et tegelikult see saaste tuleb mujalt, kuna seal on hästi suur tööstuspiirkond ümberringi, siis on selge see, et teatud lobigrupid siis surusid oma tahtmise läbi, aga meie piirkonnas ei ole see kuidagi mõeldav, sellepärast vaatame, kes meil on naaber ja nii edasi ja millised on meie klimaatilised tingimused. Jah, siin oli küsimus selle lokaalkütte selle definitsiooni kohta, et põhimõtteliselt ikkagi kohtkütteks, lokaalkütteks loetakse ikkagi kütet, kus ta on siis seotud konkreetse majapidamisega näiteks ja kus siis selle valdaja või omanik siis tagab selle kohtküttele siis selle energia, ehk siis on ta siis elekter või siis on ta alupuit ja nii edasi, et tsentraalküte on siis see, mis tagatakse siis tsentraalselt siis põhimõtteliselt läbi torustike. Nii, kas on küsimusi? Tegelikult küsiks küll 2 asja ära kohe, et kuidas te enda kogemusest lähtudes hindate? Nõmmel on muidugi alati asjad natuke paremad, aga nii-öelda umbkaudu, mis see protsent võiks siis olla, kui palju nii-öelda ahjuküttega ahje õigesti tuli süüdatakse? Oi, seda protsendina ei saa öelda, aga see on väga väike protsent, kes oskab õigesti seda kasutada, sellepärast, et oleme koostöös näiteks Tartu linnaga läbi viinud koolitusi, et MTÜ Potsepad me oleme avatud, me võime ka tulla, tegema koolitusi, näitama, kuidas see praktiline kütmine on, et paljudel oli see uudis, paljud ei suuda uskuda, et ta ei lähe põlema ja see ei ole võimalik. Aga tegelikult, kui me selle praktilise koolituse läbi viisime, siis üllatus oli suur. Tagasiside on see, et väga paljud on oma sugulastele, tuttavatele hakanud seda õpetama ja see on nagu edasi nii läinud. Aga see teadmine, seda veel nii-öelda töö tegemist, et sellist keskkonnasäästliku tule alustust tegelikult ka Keskkonnaministeeriumiga me ju tegime ju ühise Jaani lõkke kampaania, kus meil oli siis kaks lõket, 2 suurt lõket, siis me need süütasime, üks oli siis keskmine kohalik Eesti lõkke, kus olid siis rehvid ja värvitünnid ja kõik muu ehituspraht seal ja siis kõrval oli meil siis
puit ja siis, kui me panime nagu pealt põlema, selle kohta isegi videot ka vist kuskil, me panime pealt põlema, siis see vahe on tegelikult näha, see on silmaga hinnatav. Me ei räägi juba aparaatidest, vaid see on juba silmaga hinnatav. Ja kui te nüüd kodus ära proovite selle kütmise, siis te näete ise ka, et see tuli sütib tegelikult aeglasemalt, ta põleb puhtamalt ja see energia, mis te sealt kätte saate, kuna see puugaasi hulk, mis nii-öelda läbib tule ja muutub energiaks, lihtsustatult öeldes, et see on ka suurem, ehk siis kasutegur ka tõuseb. Muul juhul lihtsalt see suits ja see puugaas lihtsalt ei läbi leeki, vaid lihtsalt läheb minema ja te kaotate energiat. Et seal tegelikult on suur vahe. Et tõenäoliselt siis ma saan aru, et te hindate seda isegi väiksemaks kui nii-öelda pooled tulealustused. Jah, kindlasti. Kui suureks te seda prügi põletamise probleemi peate, et jätame need mähkmed kõrvale, võib-olla ka tõesti need klants ajalehed, nii-öelda paberpakendid ka mõnikord? See on suur probleem. Kui nüüd, ütleme nii, et lähed kliendi juurde, siis sa näed, mida seal on köetud ja mida seal köetakse. Et inimene võib küll väita, et seal on ainult ilus puhas alupuu, aga tegelikkuses on see, et sinna läheb ikka kõik. Et väga palju on niisuguses mugavuses, et on lihtsam mingid asjad ära põletada, sest nad niikuinii sulavad või põlevad selle ära. Teiseks kasutatakse väga palju, ütleme, keemiaga töödetud puitu, mis on näiteks värvitud või siis on liim pressitud erinevad, kas või lauad on siin juppideks lõigatud ja see on hea katlas ära põletada, tegelikult see ei ole hea katlas ära põletada, sest kui me kasutame ainult puhast puitu kütmisel, siis me tegelikult sellest bensopüreenist kui sellisest me ei räägiks, sest tänapäeval on ikkagi ahjukolde ehitus ja kaminatel ja kõik need keskkonnanõuded päris karmid ja tegelikult see põlemine on viidud väga efektiivseks. Et ma teen niisuguse lihtsa näite või lihtsa võrdluse, et kui ütleme siin 30 aastat tagasi näiteks diiselmootor, mis said 10 liitriga sõitsid 100 kilomeetrit näiteks, on ju, siis täna sõidate seal 3,9, aga see 100 on ju, see tulemus on sama, et kui vanakooli ahi võtta, mis ei ole nii dimensioneeritud, siis kütsid näiteks 20 kilo puiduga, 15 kilo puitu läks sul näiteks ruumi kütmiseks, täna on see siis, ütleme seal 9 kilo puitu ja tulemus on sama. Et tegelikult ka see ahjude põlemise nii-öelda see dünaamika on viidud päris väga heale tasemele selles mõttes, et need tulemused, mis sealt ütleme, korstnast välja tulevad, on tegelikult ei ole võrreldavad enam tegelikult vanakooli süsteemidega, et ja süütama peaks siis ikkagi ainult nagu süüteklotsiga, et tegelikult Nõmmel näiteks Nõmme sõnumid lähevad kõikidele koju. See ei ole klantspaber, see on nii-öelda tavaline ajalehe paber, sellega tegelikult pealt on süüdata üpris keeruline, et nii-öelda ajalehe paberiga ka süütama üldse ei peaks. Ja, sellepärast see on lihtne põhjus, kuna ajalehe paber ta küll põleb, ta põleb küll, aga ta ei tooda seda temperatuuri, mis oleks vaja puidu süttimiseks. Ta põleb kiiresti ja samuti nii kõik see värv ja mis seal on, see sama moodi, kui te näete, ta tekitab suitsu, et ei ole puhast põlemist. Aga kui te kasutate siis mingit vahapõhist süüterulli või siis süütetabletti, siis on selge, et ta põleb seal kaua, temperatuur tõuseb ja temperatuuri tõustes ikkagi seesama puugaas juba süttib ja tekitab lisatemperatuuri ja siis läheb juba põlema, et jah, paber põleb kiiresti, mustalt ja ei taga seda temperatuuri puidu süttimiseks vajalikku. Mul on väga hea meel, et ma saan kohe autoriteetsetest allikatest küsida, et kui pikk on ühe ahjutäie puude põlemise aeg, periood? See sõltub täiesti nii kolde suurusest, tootja poolt antud, ma kohe vastan, tootja poolt ette määratud puidu kogusest ja nii edasi, aga keskmiselt on see tund 15. Aga see sõltub jälle kolde suurusest. Kui palju tekib siis ühe ahjutäie alupuu põletamisel bensoaapüreeni, sest ahjupuul on sissekütmine, need on kõik standardmetoodikad, siis on põlemine ja siis kui söed õõguvad, et siin on 3 perioodi, et kas seda on nüüd Keskkonnauuringute Keskuses vaadeldud? Bensopüreen tekib ikkagi selle väga halva põlemisprotsessi tulemusel ja sellest kütusest, mis seal kasutatakse. Kui kasutatakse puhast kütust ja vastavalt tootja poole või potsepa poolselt määratud puude kogusest, siis
ilmselt kindlasti midagi tekib, aga kindlasti see ei ole nendest kogustest, mis peaks meid muretsema panna. Ma ei oska seda nii-öelda nanogrammides seda vastata. Aga kui on korralik põlemine siis ja kasutegurid on seal ütleme üle 80% juba tänapäeval, siis siukest suurt saastet seal jääki nagu ei jää. Benzopereeni osas ma ei oska öelda mitu. Ja siis on viimane küsimus, kuna puit koosneb tselluloosist, ligniidist, emutselluloosist ja lisaainetest, mida on 1-3%, kus siis puidu põlemisel üldse benzoaabürain tekib? See on ikkagi lisa nii-öelda see mustus, mis seal sees on, lisaprügi, mis seal sees on, aga puidust, kusjuures on 15% ainult mineraalained. Kui te võtate selle ühe halu kätte, siis 85% sellest, mida te käes hoiate, on tegelikult puugaas. Aga see benzopereeni küsimus, ma arvan, et Keskkonnauuringute Keskus vastaks sellele. Mul rohkem küsimus ei ole, aga mõtlen lihtsalt, et ajakirjandus kajastab, et paneme ahjud kinni, pliidid kinni, kuna mul on oma ahi ja pliid, siis ma ei tahaks magamiskotiga magada. Aitäh! Jah, tegelikult ongi niiviisi, et see benzopereen on väga-väga tugevalt seotud küttest. Ehk siis, kui me kõik kütame korralikult õige puiduga, siis me tegelikult enam ei peaks üldse seda arutama. Jäätmeseadus ütleb, et jäätmeid ei tohi ilma loata põletada. Jaa, loomulikult, jäätmeid ei tohi üldse ahjus põletada. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei, siis ma tänan. Tere minu poolt ka siis. Mina olen Dagmar Undrits, töötan Keskkonnaametis välisõhu peaspetsialistina ja annan teile nüüd väga sellise lühikese kiire ülevaate sellest, missuguseid keskkonnakaitselube ja registreeringuid Nõmme linna osas just välisõhu valdkonnas on. Ja. Kuidas ma edasi saan? Jälle mulle ei näita, okei. Nüüd ma tõin ära siia need nii-öelda tüübid, missugused keskkonnakaitseload ja registreeringud meil üldse on õhuvaldkonnas, et mis reguleerivad saasteaine õhku paiskamist mingisugusest paiksest heiteallikast. Ja reguleerimise all ma pean silmas just seda, et nendes dokumentides, haldusaktides on ära toodud, kes teeb, kus teeb, mida teeb, kui palju sealt õhku, mis saasteaineid peaks lenduma. Ja teatud juhtudel siis ka, kui me räägime lubadest, võivad olla seal ka siis veel lisatingimused või eritingimused, et kuidas ta teeb või et mingisugune väga kindel viis on, kuidas ta peab midagi tegema. Et registreeringute puhul neid üldiselt neid tingimusi ei ole. Aga meil on siis keskkonnakompleksluba, mis on nagu sellistele eriti suurtele ettevõtetele, käitistele. Ja näiteks väga suured katlamajad või suured katlamajad, soojuselektrijaamad, suured tööstused. Järgmine tase nii-öelda on keskkonnaload ehk ka õhusaasteload. Need on sellised keskmised katlamajad, väiksemad tööstused või kuni keskmised tööstused sellised ja ka erinevad töökojad, sellised suuremad töökojad või keskmised töökojad. Ja siis on ka registreeringud. Meil on paikse heiteallika käitaja registreering, mida peavad siis omama sellised väiksemad katlamajad, kui neid katlamajadeks saab üldse nimetada, mõned on sellised oma tarbeks katlad, sooja tootmine enda tarbeks, mingid korteriühistud, sellised, ma ei tea, väiksemad kaubanduskeskused, väiksed koolid võib-olla maapiirkondades ja siis tanklad peavad ka registreeringut omama, aga mitte kõik, päris pisikesed muidugi ei pea. Ja orgaaniliste laustid kasutaja registreering, need on siis enamasti keemilised puhastused. Et sellised on need meil nii-öelda põhitüübid. Ja Nõmme linna osast nüüd rääkides, Nõmme linna osas on 0 kompleksluba. Kui ma nagu üritasin mingisuguseid, tahaks ju võrrelda kõigiga, siis võtsin lihtsalt sellise enam-vähem sama rahvaarvu või elanike arvuga Kristiine linna osa, kus on ka nagu selline kohtkütet, kus on sellised eramajad,
et võiks nagu võib-olla võrrelda. Seal on üks kompleksluba ja seal on siis meie Utilitase katlamaja Marja tänaval. Ja Nõmme linnaosas on siis 24 keskkonnaluba või siis õhuluba. Jälle võrreldes näiteks Kristiine linnaosaga, siis on neid 2 korda vähem Nõmmel kui Kristiines. Ma toon siin selle niisuguse piruka ka. Et kuidas need, 24 on päris väike number, ma ütleks tegelikult. Aga kui need nüüd nagu veel lahti võtta natukene, et kuidas need siis jagunevad, et 1 luba on tanklale, 9 luba on sellist, mis on ainult katlamaja jaoks või sooja tootmise jaoks, on see siis endale või kellelegi teisele. Ja 14 luba on siis sellised, et seal on juba keerulisem, et seal on ka tööstust natukene juures, kas on ainult tööstus või on seal sooja tootmine enda tarbeks pluss tööstus või mingid sellised töökojad, et seal on selline kirjumpilt. Nüüd, kui me räägime nendest 9 loast ja vaid katlamajadest, siis läbivalt, ütleme, kõikidel lubadel on ikkagi põhikütus on maagaas. Et see on nagu meie kopsude mõttes nagu hea. Ma ei tea, rahakoti mõttes, eks elu näitab. Ja 2 loal oli siis ka kütteõli ja biogaas on veel 1 loal. Selline huvitav. Ja need, kui me räägime nendest tööstustest, siis seal oli väga raske nagu mingisugust trendi välja lugeda, et mis on nagu Nõmmele omane tööstus või midagi sellist, et kui üldse Nõmme tööstusest võiks üldse rääkida. Siis mida seal oli, nagu kordus on autoremondi töökojad või siis ma panin siia ka kohe, et metallipindade värvimine, kuna ütleme, need saasted võiksid seal olla, nagu saasteained võiksid seal olla sarnased, tegemist autoremondi puhul on ka ikkagi tegemist ikkagi metallpindade värvimisega enamasti. Siis oli mööblitootmist 2 luba ja keemiline puhastus ka 2 luba. Et nagu rohkem selliseid trende välja tuua nagu ei oskagi, et seal olid sellised üksikud, sellised väga spetsiifilised load veel, kas juveelitööstus ja betoontoodete tootmine ja kõike oli niimoodi 1. Ja kui me räägime registreeringutest, siis ma mõtlen kohe ära, et orgaaniliste lahutite kasutajatel ehk siis nendele keemilistel puhastustele ei olnud mitte ühtegi tõendit ei ole ja paikse ehitajaallika registreerimistõendeid on kokku 11. Umbes sama suurusjärk oli ka Kristiines näiteks. 3 registreeringut on tanklale ja 8 oli siis soojatootjad. Ja kütuseks on läbivalt jällegi maagaas ja ühel registreeringul oli ka lubatud kasutada kütteõli. Et jälle maagaas, et on selline, kui räägime lubadest ja tõenditest, siis see on see kütus, mida kasutatakse. Ja lõpetuseks ma panin siia ka sellise pildi, võib-olla on nagu paremini, siis saab selgust, et kus nad on. Need on nüüd heiteallikad. Ja kuna ma tahtsin mahutada terve Nõmme linnaosa ikkagi ühele pildile, siis see zoom on väga jäme ja need täpikesed on siis need kohad, isegi ei saa öelda heiteallikad, ma ütleks, et need on need kohad, kus need heiteallikad on nagu kobarast koos ja 1 heiteallikas ei ole tingimata 1 luba, vaid 1 loal või tõendil võib olla mitu heiteallikat, mitu korstent, mitu ventilatsiooni ava. Ja see number siin sees siis näitab, mitu heiteallikat seal piirkonnas siis loastatud või tõendiga on. Et kuna zoom on lihtsalt väga jäme, siis nad on niimoodi kobaras üksteise otsas. Et siin Laagri Pääsküla kandis on 10 ja siis siin, ei tea, Männiku, ei tunne nii hästi, siin on ka vist Männiku kant, et Männikul vist on koondunud midagi, saaks siis siin Kadaka puiestee otsas. Et see niimoodi nad jagunevad seal. Ja siis siin on need elanikud, siin on suhteliselt hõre.
Ja kui teil, ma panin veel kõige viimaseks siia sellise õpetuse, et ma ei tea, ma eeldan, et äkki slaidid ka pärast võib-olla saadetakse kuskile, siis ma panin sellise, et kui kellelgi on huvi ise vaadata, kus on, mis load või tõendid on, et siis tegelikult meil on selleks võimalus olemas, meil on selline andmebaas nagu Kotkas või süsteem nagu Kotkas, panin siia lingi ka, et võib ka ise otsida täiesti neid tõendeid, lube, mitte ainult õhu kohta, ükskõik teised valdkonnad ka, vesi, maavarast me ei räägi, asukoha kaupa ja siis saate ise ka vaadata neid, et aga mina lõpetaks sellega, aitäh. Mina esitaks ühe küsimuse, kui tohib. Riigimeedias on päris palju räägitud, et osad katlamajad soovivad siis maagaasilt üle minna põlevkiviõlile. Kas selliseid loa taotlusi Nõmme katlamajade osas paistis ka välja seda ülevaadet tehes või on ainult see üks katlamaja, mis siis oli välja toodud, kus on kütteõli kasutamine lubatud? Mul muidugi peast, ma ei vaadanud seda, sest meil on nagu 2 erinevat kohta, kus neid vaadata, et ma ei taibanud seda, ma võin neid üle Eesti kokku neid menetlusi, kus tahetakse lisada teist alternatiivset kütust, oli umbes mingi 4. Jah, ma lugesin, oli mingi 14, jah, mingi 10, no selline suurusjärk, see on terve Eesti peal kokku. Mul on meeles, et näiteks tuleb praegu silme, et A. Le Coq, mis on Tartus, oli üks, Rakveres oli üks, et ma lihtsalt väga kahtlen, et mõni Nõmmel on selline, mõni taotlus Nõmmel on, peast ütlen praegu. No, Nõmmel on Utilitasel katlamaja, Advenil on katlamaja, et sellest registrist siis, mis oli ka ettekandes kuvatud, tegelikult on ka võimalik vaadata neid pooleli olevaid menetlusi, et kes soovib, saab sealt ise otsida. Jah. Mitte küll selle samas vaates ei ole, neid tuleb natuke teisest kohast otsida, aga no ma näitan kohe siin kõrval on teine sakk. Siin taotlused ja menetlused, et siit näeb tegelikult neid menetlusi. Et saab ka otsida, jah. Ja piirkonna järgi saab otsida. Et kas saab, ma peast praegu ei mäleta, kas saab või saab piirkonna järgi. Aga menetlusi saab otsida, jah. Mis on Keskkonnaameti seisukoht, kui nüüd põlevkiviõli võetakse kasutusele, näiteks Sepa tänav 8 on lubatud kasutusele võtta, Utilitas on kirjutanud suure taotluse linna seisukoha võtmiseks, aga minu küsimus on sellepärast, et kui lõhna probleem tuleb, sest nemad ükski ei esita lõhna arvamust ja nii palju kaebusin juba Põhja-Tallinnast. Et kuidas Keskkonnaamet üldse seda probleemi hakkab lahendama või menetlema? No ma vastaks väga nagu kõigepealt nagu riigimehelikult, et me tegutseme täpselt nii palju, kui meil on nagu võimalusi, et kui ei ole keelatud põlevkiviõli kasutamine ja ta jääb, ütleme, normidesse, siis ei ole ka alust Keskkonnaametile öelda, et mulle ei meeldi, et sa kasutad, et ma ei luba. Et tegelikult seal on nagu selleks, et me saaks öelda, et ei, sa ei tohi, on kindlad paragrahvid ja kui ta nendele paragrahvidele nagu neid asjaolusid ei ilmne, ehk siis ta mingisuguseid piirväärtusi ei ületa, et see tase, seal õhukvaliteedi tase jääb nüüd, ütleme, ohutuse piiresse, siis meil alus nagu kuidagi keelata ei ole. Lõhnateema on üleüldse selles mõttes keeruline, et loa andmisel ei ole see üldse mingi hoob antud meile. Et see on kaebuste põhine ja sellega saab tegeleda ainult siis, kui on nagu reaalsed kaebused. Et kahjuks loa andmisel me võime tähelepanu juhtida, me võime paluda, et nad mõtleksid selle peale ja me olemegi seda teinud erinevates ettekannetes, mis on toimunud MKM-is, et see on probleem, mis teil tuleb, palun mõelge selle peale, mõelge, kuidas te seda teete, juba lihtsamad asjad, millal pumpate, kuhu pumpate seda õli, just et õli pumpamise ajal tekib eriti palju seda häiringut, et meie isiklikult oleme püüdnud nagu kõike teha, et mudida, aga me ei saa nagu väga rohkem teha, me ei saa keelata, kuna seadus tegelikult lubab kasutada seni, kuni nad jäävad normide piiresse. Ma ei saa Keskkonnaameti eest räägida, aga ma isiklikult ma ei ole vaimustunud sellest. Te olete Keskkonnaametist ikka. Jah, aga ma ei ole Keskkonnaameti seisukohtade, ma ei ole küsinud, mis on meie ametlik seisukoht. Sest ma ei olnud selles küsimuseks valmis, ma võin öelda, mis minu isiklik seisukoht. Et minu isiklik seisukoht on see, et mina ei ole vaimustunud sellest mõttest.
Aga võib-olla see tulebki järgmisest ettekandest välja, kui Heidi Koger hakkab siis rääkima õhukvaliteedi poliitikast ja õhukvaliteedi parandamise meetmetest. Ma võib-olla siis alustan selle küsimuse vastus, mis nüüd viimati siin kõlas. Olen selle teemaga juba pikalt tegelikult tegelenud koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaametiga. Meie vaade on see, et kuna ka Euroopa Komisjon kirjutas kõikidel liikmesriikidele selle, et gaasitarne raskused võivad tullagi väga ootamatult, sest me ei osanud seda arvata, see sõjamõju ja sanktsioone, siis riik pidi vaatama, kuidas me saame kütteperioodile vastu astuda. Ja see oli nüüd kiiresti võib-olla selline tagasiastumine küll keskkonna eesmärkidest, minna üle siis alternatiivsel kütusele, kellel mingi võimalus on. Me laseme ja anname erandit tööstusheite seaduse alusel. See on nagu võimalik, seda on ette nähtud, et kui äkiliselt gaasitarne peatub, siis Keskkonnaamet ja loa andja võib anda siis ettevõttele, siis ka teistele ettevõtetele, tegelikult mitte ainult kaugkütetele, selle erandi. Algul on 10 päeva, aga kui gaasitarne siis nagu ei taastu, siis võib ka anda siis pikema ajalise erandi, kus ta ei pea siis piirväärtusi täitma. Aga ma ütlen kohe, et see on lühiajaline. Eeldatakse ikkagi, et tehakse uued hanked, leitakse see gaas ja seda ei hakata kohe kasutama, kui tegelikult mahutis on ikka gaas olemas, kuigi ta on kallis, siis kindlasti on kallim üle minna põlevkiviõli kasutamisele ja panna kõik püüdeseadmed peale, et kõiki need norme täita. Et seal on see vahe, et me oleme erandid välja andnud, aga me tõesti eeldame, et ettevõtted kasutavad gaasi nii kaua, kui vähegi võimalik, kui meil mahutiste on, et nad ei kahjustaks seda elukeskkonda, mis meid ümbritseb. Sest jah, õige vastus või küsimus on see, mis saab lõhnaga. Lõhn, transport, müra, saaste, mis meid siis tegelikult ees ootab, aga see on hetkel majandusolukorras, seda tuleb arvestada. Lihtsalt see on, kuidas me siis endale selle sooja koju saame. Mingisugused alternatiivid me peame leidma selle olukorra juures. Kas vastasin? Ma võin selles suhtes, et meile tuli suur kaebus sisse Saksa ajakirjanikelt juba, et see on rahvusvahelisel tasandil ja kui te vaatate põlevkiviõli Mark B koostist ja seda ohutuskaarti, siis ma arvan, et kui Reet rääkis siin tervisemõjudest ja nendest, siis see on omaette problemaatika, mis kistaks jälle üles. Ja. Ega see teeb meid ennast ka murelikuks, sest Eesti on me saame olla uhked sellest, et meil on puhas õhk, meie õhukvaliteet on väga hea, teatud piirkonnast on ta hea, aga me saame siiski öelda, et meil on väga hea õhk. Me oleme Euroopa Liidus näitajate pooles, näiteks PM2,5 osas, me täidame juba Maailma Terviseorganisatsiooni soovitust, piirväärtust. Minust on Iirimaa ka seal juulgas, aga ainult 2 riiki. Nii et meil on hea õhk, mille üle uhke olla. Ja ma loodan, et selle majandussurutise ja olukordadega see ei muutu. Kui me räägime, siis minu ülesanne praegu on siis anda teile lühike ülevaade rahvusvahelist kui siis Euroopa Liidu õhupoliitikast ja siis parandamise meetmetest, siis juba 79. aastal siis lepid kokku rahvusvahelisel tasemel, et õhusaaste on probleem ja sellega tuleb tegeleda. Kõik see on siis kirjutatud sisse õhukonventsiooni, mis on pikk nimi, aga nüüd ta juba nimetatakse lühemalt, et ta oleks inimestele keelepärasem ja seda räägitakse rohkem. Ja õhukonventsiooni kõik nõuded on üle võetud Euroopa Liidu õhukvaliteedi paketti, mis siis koosneb 3 sambast, kus on meil sees siis välisõhu kvaliteedinormid, teine sammas on heite vähendamise kohustused ja 3. on siis peamiste heiteallikate heitenormid. Kui nüüd lähme järjest, siis et esimene sammas on välisõhu kvaliteedinormid. Et direktiiv ise seab meil ette 13 aastaaine mõõtmise seirejaamades, mida meil on siis riiklikul seires on siis 9 seirejaama, 3 taustajaama ja 6 linnajaama. Nüüd nagu meil Aser juba tutvustas seda, et me teemegi riiklikult pistelisi mõõtekampaaniaid.
kui ettevõtte heite kontrollimiseks, kui ka siis erinevate linnade, linnaosade nagu aru saadagi, mis on tegelikult reaalne õhu kvaliteet nendes küttepiirkondades, tööstuspiirkondades. Ja alustasime Nõmmel, me oleme varem teinud ja oleme teinud need küttepiirkondi järjest, aga Tartu oli meil pikalt probleemiks bensopüreeniga, mida juba siin ka räägiti varem. Ja Tartusse tegime siis ka meie kirja, kus palusime, et nad teeksid konkreetse selle bensopüreeni siis selle saasteaine osas siis vähendamise tegevuskava. Et Tartu on selle nüüd valmis teinud ja nüüd ta siis peabki rakendama meetmeid ja seda jälgib ka Euroopa Komisjon. Mida me siis ette võtame, et see bensopüreeni tase siis seal linnas siis läheks allapoole. Tartu, ehk tegelikult meil on, kui seirejaama näha, siis meil on Tartus ongi ainuke Lõuna-Eesti seirejaam, mis siis kirjeldab tegelikult Lõuna-Eesti olukorda. Kui Tartus on peenosake üle, siis võib öelda, et see on Lõuna-Eesti olukord. Seda me, kuna on seal ainult üks seirejaam, aga siis et seda, et nagu tegelikult ikkagi nagu hinnata, kas see on tõene, siis me olemegi Viljandis teinud mõõtekampaaniat, siis on Pärnus ja niimoodi mõõtekampaaniat tegelikult ikkagi näitab sama, mis Aser juba ütles, et kohtküttude probleem on see bensopüreen ja sellega me siin järjest tegeleme. Ehk me teeme siis sellised pistelisi mõõtekampaaniad ja mõõtekampaaniate ka aruanded on leitavad nii Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel kui ka Keskkonnauuringute Keskuse koduleheküljel. Siis teine sammas on heite vähendamise kohustused. Ehk siis lühidalt me ise ütleme selleks on NEC direktiiv. Seal on 5 saasteainet sees, millel siis ekstra tähelepanu pööratakse, et just neid enneaegsete surmade arvu siis vähendada kogu Euroopas. Sest see on suur murekoht. Kui nüüd tehakse seiret, siis ma võin öelda seda, et õhukvaliteedi seire direktiivi rikuvad üle poole Euroopa Liidu riike. Ja see näitab seda, et seirejaamades on saasteainete kontsentratsioonid üle, inimesed elavad tegelikult saastatud keskkonnas ja nende nagu elukeskkond ongi, seal on õhukvaliteet on halb ja seal tuleb ette võtta midagi. Nüüd, et riigid midagi ette võtaksid, siis võeti käsile NEC direktiiv, seati riikidele konkreetsed kohustused, vähendamised kohustused 5 saasteaine osas ja Euroopa Liit kirjutas meile ette seda, et me peame tegema õhusaasteainete vähendamise programmi ja seda siis Euroopa Komisjonile esitama. Ja Euroopa Komisjon hindab selle programmi alusel, kas riik saavutab oma eesmärgid, kas seal on piisavalt meetmed nende eesmärgide saavutamiseks ja kui ei ole, siis ta saadab selle tagasi, ütleb palun täienda, ei saa täpselt aru, kuidas sa oma eesmärgid täidad. Ja seda siis programmi uuendatakse iga 4 aasta tagant. Ja kui nüüd, ja samamoodi on meil siis paralleelselt käib saasteainete inventuur. Kõiki nende sektorite osas, mis ka Reekt rääkis, kus need saasteained kõik pärinevad, on siin energeetika, transport, tööstus, lahustid, põllumajandus. Selle osas käib meil kogu riigilt inventuur, mida viib läbi meil Keskkonnaagentuur. Ja inventuuri andmed, iga aasta me saadame siis Euroopa Komisjoni rahvusvaheliste õhukonventsiooni sekretariaadile, kus siis hinnatakse meie siis seda saavutamist. Ja kui aruanne näitab, et me ei ole saavutanud 22 aasta eesmärki, siis meil on rikkumismenetlus ja siis nõutakse konkreetsed meetmed, et riik peab midagi ette võtma. Siit jooniselt vaadata, siis need tugevamad lindad, osad väiksemad, siis need on meie eesmärgid. Siis selle pildi pealt on näha, et tegelikult meil läheb väga hästi. NOx on põhimõtteliselt, peaks olema saavutatud ja alumised tulbad on siis inventuuri andmed pluss siis prognoos. Kõik ka arvesse võetud need meetmed, mida riigis aastani 2030 kuskil arengukavas on kirjas ja võidakse nagu siis rakendada, siis need arvestame. Ja siis näiteks transpordi osas arvestaks seda, et autod uuenevad ja mootorikütused lähevad puhtamaks ja vähem kasutatakse ja tulevad elektriautod ja see on kõik siis arvestatud. Siis meie kõige suuremaks probleemiks on ammoniaak ehk põllumajandus.
Ja see number on meil tegelikult, ma arvan, liikmesriikides kõige väiksem üldse vähendamisprotsent, 1%. Ja tegelikult meil on seda väga raske saavutada. See aasta, 2020 aastal me saavutasime ära, aga see on ikkagi meil väga-väga piiri peal, et selle osas me peame kogu aeg jälgima, et kas tuleb rikkumine või ei tule. Ja kolmas sammas on siis, mida Euroopa Liit teeb, et ta sätestab konkreetsetele heiteallikatele siis heitenormid. Nii nagu ma ütlesin, transpordi osas näiteks tuleb ta välja uue euroga, euro 6, euro 5, ta läheb kogu aeg nagu paremaks ja sätestabki automootoritele siis oma uued nõuded ka CO2 osas. Siis on meil keskmiste põletusseadmete direktiiv, mis nüüd tegelikult need nõuded hakkavadki olemasolevatele katlamajadele juba kehtima siin aastal 25. Ja niimoodi nad tegelikult sellised tööstusheite direktiivid on suurtööstused, et nende põhjal siis tegelikult on see tööstus ja sellised reguleerivad sektorid siis tegelikult kontrolli all, nendel on juba ranged kohustused, eesmärgid pandud ja nüüd jääb tegelikult meie murekohaks ongi see kohtküte. Kohtküte on reguleeritud ainukesena ökodisaini direktiivi kaudu, mis on siis poest ostetav kattelseade, mis peab vastama ökodisaini direktiivile, aga näiteks potsepahjud, mis on sealt väljas, on standardiga, nüüd on standard, millele nagu, mis saab nagu nõuda, et ta peaks vastama selle standardile, et siis oleks nagu õhu kvaliteet puhtam ja heited oleks nagu kontrolli all. Aga üldiselt sellised kohtkütte piirkonnad on nagu reguleerimata ja neid peab siis lisaks kontrollima ja ega nendega niimoodi riik kohe midagi teha ei saagi. Aga kuna see meil suur probleemkoht, siis panime kirja, kui korjati mõtteid, mida võiks Euroopa Liidu uues perioodist rahastada ja meil selles suhtes oli õnne, saime siis tiheasustuspiirkonnas asuvate elamute liitumiseks kaugküttevõrkudega ja tahkelkütusel põhineva kütteseadmete siis uuendamiseks siis toetust. Ja see meede, miks ma sellest räägin, ongi hästi oluline. See ongi kohtkütte piirkondadeks, Nõmme on seal kindlasti sees, kui me seda määrust teeme, et need kohtkütteseadmed saaks siis uuendatud. Et see on jälle see koht, kus Nõmme elanikud ise saavad oma elukeskkonda paremaks teha. Tulge taatlema. Meede peaks olema avatud äkki detsembris või siis kuskil jaanuaris. See sõltub nüüd sellest, kuidas kogu selle Euroopa Liidu rahastuse seaduse siis elluviimine või vastuvõtmine toimub ja siis saavad kõik need määrused juba jõustuda. Et me lootsime küll siin natukene juba sügise poole seda avada, aga ikka need asjad nagu viibivad. Aga see peaks tulema kas nüüd selle aasta lõpus või hiljemalt aasta alguses. Ja selle meetme ehk selle toetusandja on meil KredEx. KredEx annab ka korterelamutele renoveerimist toetus, mis on juba praegusel perioodil ja alustab ka uues perioodis, summad on päris suured, nii et peaks ikkagi jaguma paljudele elamutele. Siin all on mul ka välja toodud korteriühistute liitumise kaugküttevõrkudega ja kütteseadmete uuendamine. See on meil KIK-is olnud meede juba 5 aastat ja nüüd vaatamegi uue perioodi rahadega seoses, et võib-olla see sama meede liigub ka meil KredExisse üle, nii et siis saab terviklikult klient, siis, kes tahab taotleda enda kütteseadme vahetust ühes kohas seda teha. Toon lihtsalt siin välja selle päeva kokkuvõtte, et kus midagi siis leida. Et vahest on endalgi raske midagi kuskilt meie koduleheküljelt leida, sest minu see uus struktuur on natukene keeruline. Et sellepärast lihtsalt selle pildi paningi, et siin on näha, et õhukvaliteedi mõõtmised Nõmmel on täitsa Keskkonnaministeeriumi kodulehele üle ja slaidid me tõenäoliselt saadame ka siia samasse, et see saab teie siin kodulehekülje peale kuskile üles pandud, nii et te saate ilusti rahulikult hiljem selle kodulehekülje aadressi kätte ja saate need mõõtmised ja uuringud. Ja seal on veel need uuringuid, sealt läheb alla 2020 aasta, mis me oleme teinud. Me oleme ka teinud erinevate kütustega ja ahjude mõõtmisi, mida ennem küsiti. Et
ma ei oska sul täpselt öelda, kas see aruanne on meil koduleheküljel, kui ei ole, siis on, ma arvan, Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel, kus on siis, ongi kohe selle ahjude mõõtmised erinevate kütustega, kus oli ka prügi sees, et mis seal siis välja tuleb. Ja siin me oleme aastaid, tegelikult ongi see sama, mis me poliitikas, mis me siin räägime, erinevates kohtus erinevad aruanded ja endal on tunne, et ega need aruanded nüüd on nii paksud ja keegi neid ei loe. Ja tuli mõte, et teeme lühemalt, teeme selliselt, et tegelikult tavakodanik saab ka aru, mida me siis Eestis õhukvaliteedi parandamiseks teeme. Ja meil ongi hea meel öelda, see on, ma arvan, meil 2-3 päeva veel üleval olnud aruanne, täitsa värske. Seal on kõik kirjas, mida Reet rääkis, sellist, et kuidas see saasteained mõjutab meie tervist, missugused load meil on välja antud, kui palju neid, mis piirkondades, kus piirkonnas on kaebusid ja seal on ka lingid, et kus leiab lisainfot. Et selline, ma arvan, et üks hea ülevaade lihtsalt ja hästi kontsentreeritud, see on 19 lehte, proovisime hästi kokku tõmmata niimoodi, et oleks lihtne. Seal on ka kütmisviisid kirjas, kuidas kütta, on ka lingid olemas meie koduleheküljel, kus on ka pealt kütmise video olemas, kui keegi tahab näha, see on küll Anna Martini, me filmisime ja tegime seda kampaaniat, aga kõik on seal olemas, nii et külastage seda lehte, see on keskkonnaportaalis siis üleval. Ja kui on kellelgi ettepanekud, mida seal aruandes veel võiks kajastada, siis palun andke julgelt meile teada. Et hea meelega kuuleme seda, ütleme ka tavakodaniku murekohti ja selliseid mõtteid, et kus seda infot saada, kui teil ei ole seda infot. Et siit mult mina ka lõpetan ja hea meelega vastan teie küsimustel, kui kellelgi on. Kelle kohustus on välja kuulutada hädaolukord, kas MKM-i oma või kohaliku omavalitsuse kohustus? Te mõtlete nüüd? No see põlevkiviõlile üleminek. MKM-i kohustus. Ja teine küsimus on selline terminoloogiline küsimus, et õhusaaste vähendamine, et mis vahet seal on, et kas Nõmme ahjuga köetakse sooja või see sama puidu kütmisel ostetakse kaugküttest väoste sooja. Et kas see on nüüd maapinna lähedases õhukihis või see emissioon on ikka mõlemal puhul praktiliselt, ütleme, ühes suurusjärgus? No kaugkütte versus siis eramaja. Ma mõtlen, kui need eramajad ühendada kaugküttevõrku, mida köetakse samamoodi biomassiga kaugküttes. Jaa, aga kaugküttevõrgu siis kaugkütte katlamaja korsten on lihtsalt nii kõrge, et see ajub ära. Aga nüüd on see emissioon, et õhusaaste. Sest et siis on, see ongi terminoloogiline küsimus, et kas siis on maapinna lähedases õhukihis, et see on arusaadav, et saasteained on vähem, et siis et inimese tervis parandada. Selge. See ajumus ja inversioon, kus ta selle saasteaine kõik maha toob, siis on see ikkagi kõik mõjutab. Ja samamoodi mõjutab, mis ma jälle kutsun üles, et me siin räägime ahjutest prügi põletamist, siis ka lõketest prügi põletamine. Kõik see kevadel, see suur koristus, ärge palun põletage prügi, tooge jäätmejaam. Aga lihtsalt selle põlevkiviõli ja selle eriolukorra väljakuulutamisega ma ütlen, et selleks, et katlamajad saavad kasutada põlevkiviõli oma kateldes, selleks ei ole vaja riigis eriolukorda. Sellel meil on koostöö Keskkonnaameti ja MKM-iga, kes siis vaatavad üle ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab Keskkonnaametile vastuse, ütleb, jah, meil on kriis, meil on raskusi ja võite anda erandi. See on õige, aga Narva linn? Tegelikult ei pea olema eriolukorda. Aga nupumehi on palju, kes küsivad. Jah, seda küll. Et see oli nagu selline võib-olla mingisugune paanika läks, et see peab see eriolukord olema, äkki muidu see ettevõte ei saa seda erandit. Tegelikult on regulatsioon teine. Ja see, kuidas minna üle gaasilt põlevkivõlile või gaasilt puidule teisele alternatiivkütusele, see juhend on ka olemas Keskkonnaameti kodulehekülje peal. Kuidas Keskkonnaamet käitub, kuidas ta otsustab, et sellele jääb ka Keskkonnaameti kodulehekülje. Nüüd andsite mul hea küsimuse, et riiklik Keskkonnaamet küsib kohaliku omavalitsuse käest seisukohta.
Ja ütleme, Tallinna linna seisukoht on niimoodi, et Tallinna linn ei soovita, ega me keelata ei saa, ei soovita põlevkiviõli kasutamist tiheasustusalal. Nii, kas Keskkonnaamet peab selle seisukohaga arvestama või ta lihtsalt võtab selle teadmiseks ja ongi asi lõpetatud? No seal võib olla ka see, et kas ta peab või mitte, kui ettevõte ütleb, et tal on ainuke võimalus põlevkiviõlile minna ja tal on need mahutid olemas, siis mis variant tal veel on, et kui sul on nagu teada, et septembri lõpus sul saab gaas otsa ja sa pead oktoobris juba kütma hakkama, siis tõenäoliselt tal ei olegi nagu väga palju variante. Kui tal on variante, siis mina ütleksin, et natukene keskkonnasõbralikuma mõtlema ka ettevõte juba teeb seda ise, et ta ei lähe seda põlevkiviõli kasutama. Me peame arvestama sellega, et see kütmine on ikkagi elutähtis teenus. Et me peame ka selle terminiga harjuma, et sõnaga. Ei, no see küsimus on üles kerkinud põhiliselt Põhja-Tallinnaga, kuna seal on need mahutid, kus on ka põlevkiviõli ja siis on need katlamajad ja ta on kõik segamini ja kui väga aus olla tööstuse tänaval, ikka vahest tuleb ikka okse peale küll, kui tuul on mere poolt. Et see on ka kohalikule küllaltki tõsine probleem. Eks katlamajad on lihtsalt see, et kes on läinud siis mingi aeg nagu gaasile üle, on jätnud enda tipukoormuskatlaks põlevkiviõli katla. Ja kui tal on selle tipukoormuskatlaks juba see õlikatel, siis tal on praegu hästi lihtne ütelda, et mul on see õli olemas, mul on mahutid olemas, mul on varukütne õli ka olemas ja siis ta kasutabki seda. Et miks ta peaks veel mingit investeeringut tegema lisakütuse jaoks, eks ta on nagu selles suhtes küll. Aga see on nagu ajutine, see on sellel kütteperioodiks, et me ootame siiski, et kui see läheb pikemaks, siis tegelikult ettevõte peab investeerima püüduritesse, mis kõik on vaja selleks, et tegelikult kõik need piirväärtuseks täidetud. Sest meie peame suurte põletusseadmete puhul ikkagi teavitame Euroopa Komisjoni, et me oleme selle erandi andnud ja kui pikalt seda kasutas. See on ka kontrollitav. Nii, kas on veel küsimusi? Või on mingeid muid teemasid veel, mis teil on tulnud siin meie arutelude jooksul endal ette või pähe või tahaksite midagi teada? Ma tea, võib-olla siis ütleme. Ja, suur aitäh teile ja hoiame siis selle õhu puhtana siis meil siin selles Nõmme piirkonnas, mis on juba väga edukas olnud. Me nägime, et saasteained on vähenenud, et loodame, et läheb veel paremaks ja aitäh teile osalemist. Ja üks asi, mida ma tahaks panna kõigile hingele ja südamele, et kui te lammutate midagi, planku, maja, fassaadi, mingisuguseid muid asju, et ei oleks üleval Nõmme Facebookis või kus iganes kuulutusi, tule vii ja kaup kütteks, sest see ei ole küte, see on prügimäe kaup. Nii, aitäh minu poolt. Ja nõutaks seda midagi ütleksin. Ma ütleks lõpetuseks seda, et kui Reet rääkis, et teda nägi peent prouat, kes tuli värsket õhku hingama, siis mina tulin täna tund aega varem, et siin jalutada ja värsket õhku hingata. Kristiinest tulin. Aitäh!